Täna improviseerime klaveril sellisel teemal nagu piirid. Sanskriti keeles on selline sõna nagu rasa-basa, et kui sa neid piire ei tunneta, kultuurilisi ja siis selliseid etiketi ja moraali selliseid momente, siis ei saa koos toimida. Seal ema tuleb, siis austad vanemat või vanaema või vanaisa või siis on venna suhe või lapse ja lapsevanema suhe ja neutraalne suhe ja mehe ja naise suhe. Et hästi palju erinevaid nagu elusolendid meie ümber, et armastusenergia saaks toimida, siis seda rasa-basat ei tekiks seda maitsetut segamist, siis peaks ju teadma, õppima ära nagu, selles mõttes nagu armastuse poliitika võib nii öelda. Et sa ju tead, ma ei tea, ühele sõbrale meeldib see toit, lähed külla, viid talle tead enam-vähem, mis viia, teisel sõbrale hoopis teine, eks ju, sa vii sama asja, sa tead, sõbrale hoopis teine maitse. Ja niimoodi siis me siin majandame, õpime seda mängulisust ja need armastuse reegleid. Kas me tahame õppida või ei taha, aga eks me kannatused sellest tulenevadki, et me tekitame rasa-basat, me ei tea, kuidas suhestada ennast, vastata hääle kohale tingimustele, käituda ja emotsioone ja tundeid väljendada siis nii, et mõlemad pooled on nagu rahul. Et me lahmime, eks ju, kui me oleme hästi enesekesksed, siis me tahame rohkem nagu, et minu järgi kõik, minu armastus, minu tunde, minu emotsioonid järgi kõik rivistuksid. Aga armastus on ikkagi täiuslik, armastus on kahepoolne liiklus, tingimusteta armastus. Ideaalis. Reaalses maailmas muidugi võib praktiseerida seda, et on ühepoolne liiklus, et ma armastan tingimusteta, õpin tingimusteta omakusse püüdmatut armastust kõige suhtes, isegi kui tagasi ei tule nagu aplausi. Või umbes kõik, et wow, eks ju. Et hoolimata. Sest me rääksin eelmises klipis, et oled sisemine vaimne sõdur, kes kannatab ka, kes kaitseb siis seda armastuse leeki või neid läbi moraali, etiketi, läbi pühakirjade neid armastuse seadusi, puhtad armastuse seadusid. Et nagu tead, eesmärk on paigas, eks puhas armastuses, sinne poole liigud, loomulikult tuleb kompromisse teha, tõusud ja langused. Aga kui sa hakkad vaatama elusolendite tasemel, aga kui sa vaatad religioonide ja sotsiaalsete gruppide vahel, siis automaatselt tegelikult see eripärasus lööb välja, et sa ei saa neid nagu segada. Sisemisel tasemel kohe öeldakse ära, et on üks Jumal ja et kõik me oleme Jumala lapsed ja teenige omakusse püüdmatult Jumalat ja kõiki elusolendeid ja siis saate õnnelikuks. Aga siis hakkab just see mäng, see mitmekesisus pihta, et isegi samas religioonis, samas koolkonnas on mingid vennad ütlevad, ei, et me siin on mõeldud, nagu meie koolkonnas on nii on parem. Siis sama koolkonna vend ütleb, et ei, et siin on nii on parem. Et seal võib tekkida juba selline konflikt, et kui ei ole sellist sisemiskultuuri ja etiketi moraali paigas, siis läheb sõjaks, isegi me teame koguduse sees, on sellised minisõjad, on suhetes, eks ju, algus on armumine, mees ja naine, pärast on sõda, siis küsid, et kui lahkumine, et mis siis juhtus, et ennem oli hoopis teine tunne, kui ta käest kinni aegklubis jooksid, et mis viis teid selleni, eks ju, see on nagu eraldi pikk teema, et mis viib siis konfliktini meid, eks ju. Eks see hankar, see vale ego ja siis teadmatus, Sambandha Gyan räägib siis need üldloodusseadused nagu ära selle vundamendi, mille peale ehitada siis seda mängu ja mitmekesisust ja siis seda, kuidas vastata ajale kohale tingimustele, etiketile, moraalile ja kultuurile käituda, et see armastus saaks õitseda. Ikka klassikaline näide on ikka selline, mul kunagi tuli nagu, kus võid öelda, et mutt, et tee mulle pannukaid, või et kallis ema, et sinu pannkoogid on nii head, kui saaks ma neid pannkooke vaid, ei see pea tegema, eks ju, kahe energiaga öelda, ema armastab sind ikka edasi, Jumalaga on samamoodi, et me käitume ema see looduse suhtes ja teiste elusolenditesse võib-olla ebaviisakalt või sisemiselt viha kadeduse lainetel. Ega siis loodus, emaka loodus ja Jumal, ta õpetab meid edasi, aga ta armastab meid ikka edasi, et see on nagu hea uudis.